jõuluaeg, issand jumal, ega siis... Järgmine video on meil siis psühhiaatriakliinikus. Hei, tšau, olen siin oma emaga, kes varastas need siis Tartu Raekoja platsi jõulupuult ilmselgelt. Ma palusin Instagramis, et te saadaksite küsimused. Küsimusi tuli üle 1000. Mida? Ja täpselt. Aga mida Henri teeb blogi ja üks kohalik meil siin Kambja vallast küsib, et kas Henri pole... Räägi, oota, stopp, diktsioon. Kas sa hakkad niimoodi, ma ei või. Ta küsib, kas Henri, ma ei oska enda nimega, Henri polnud piisavalt hea laps, et oli 2 veel tarvis. Et ma olin nii hea laps. Henri oli hea laps, jah. Ema tahtis heategevust natuke teha. Teised tulid nagu sellest missioonitundest ühiskonda. Ei ole head ilma halvata. Ema jaoks naljakaim ning Henri jaoks piinlikuim mälestus lapsepõlvest. Tegelikult ma ei saa vastata küsimusele, eks ole praegu. Mul on vaja mõtlemise aega, sest et minu vanus ei ole enam see, on ju. Ma täna öösel mõtlen ja siis me teeme uue video selle kohta, aga lasen edasi. Vanus ei ole enam selline, teate, meie käime siin Ületumes seda kohalikus vanadekodus juba kohti vaatama. Kui su ema oleks nii purjus, et ta ei seisa enam püsti ja te olete kahekesi kodus, mida sa siis teeks? Mida kuradit? Lähme edasi. Ei lähe edasi, mina ei lähe edasi, mina tahan teada, mida kas tülitsete emaga tihti? Ei tülitse, mis sa teeksid siis, kui... Mis ikka teen? Soojendan madu oma rinnaga. Ma ei, vanasõnasid sellised, ma ei tea. Kuidas nii? Abituge vaja, kätt vaja, rulaatorit vaja, ma toon sulle. Muidugi toon. Kui saaksid EMS-i kuskile puhkusele viia, siis kuhu viiksid? Sanatooriumid ja... Värska sanatoorium, eks ole. On seal, kus vanemaid inimesi? Hoitakse. Võimalik on mingid hooldekodusid vaadata, eks ole. Keegi küsid, kaua te üksteist tunnete? Aga kuule, Henrik, kas sa tunned mind? Ei tea, me kohtusime 5 aastat tagasi. Kas sul laup tuli emalt või isalt? Ma just selle kohta vaatasin pilt... Oota, tule siia, pane siia. Tal on nagu isa jume, aga laup on meil millegipärast isaga samamoodi. Selle tõttu ma ei saa kapuutsi kanda, sest mu pea on nii piklik, kapuutsid ei jää mitte niimoodi, vaid nad lähevad niimoodi. Kui Henri peaks tüdruku endale võtma, milline see tüdruk olema peaks? Ma kardan tegelikult seda, et sa võtad mingi väga tugeva karakteriga tütarlapse. Ma olen vaadanud, et tegelikkuses sulle meeldivad nagu tüdrukud, kes on nagu väga sellised isiksused, temperamendiga. Et siuke Brigitte Susanne mõndi sarnane oleks raske. Ma arvan, et see on fassaad. Nüüd analüüsime Brigittet. Mina arvan, et temast peitub väga palju õrna ja habrast. Kas sa pead ise süüa tegema? Ja, ta teeb juustusaia endale kogu aeg, ta sööb kogu pere juustu ära. Ja teate, mis juhtus ükskord? Mitte ükskord, vaid üle-eile. Ja Henri istus köögis ja puhkis endale poolpätsi saia teha naha vahele koos juustuga. Lähen mine alla, vend on peast, näost kaame. See oli gurmee sai, mida asja? Grete tuli koju. See on allitanud. Päeval ema sundis mind makarone keetma ja siis mul ei tulnud see hästi välja ja see Elu24 tegi uudisi sellest, kuidas ma makarone... Kas sul päris uudis või? Ja, see on päris uudis. Kas Henri oli õnnetus? Tuli välja, ma sain hiljuti teada, et ma olin õnnetus. Kui inimesed on noored ja ei tea veel, kas nad lähevad kokku elama või ei lähe kokku elama. Neil on nagu tugev püsisuhe ja siis juhtub ups. Miks sul kobrast ei geenid on? See tähendab, viitab sellele, et tal on pikad hambad. Henril diagnoositi, et Henril on taantareng. Päriselt ka. Alalõua taantareng. See pole ka kindel. Aga miks tal on kopra, see on jälle kombinatsioon, eks ole. Seletad nagu ma oleksin mingi teadusprojekt. Nagu me näeme siis selle objektile, et miks tal on laiad hambad. Kas Riina on sulle peksa andnud? Ei ole. Jumala ees. Ma ei ole ühtegi jumalast peksnud. Kas Henri on kunagi alaealisena näiteks joomise, suitsetamise, kanepiga või mis vahele jäänud? Ei, aga ta on mulle kõik ära rääkinud. Kui sa räägid ära, siis sa ei saa vahele jääda. Ja alati tasub hästi ruttu rääkida, sest tavaliselt selle poole hoitakse, kes esimesena tuleb ja kui keegi tuleb kaebama, siis tegelikult tavaliselt võetakse selle järgi hoiak. Oma vanematele kõik ilusti ära rääkida, küll nad saavad aru, mõistavad. Või ei mõista ja siis on pekkis. Kunas juuksed hakkasid õrenema, siis kui Grete sündis? Ei, see oli sinu kohta küsimus. Ma ütlesingi, minul hakkasid juuksed õrenema, kui Grete sündis. Siin ongi ainult hõreneva juukseperi ja suure lauba küsimused. Kas Henri on olnud sinule truu? Mis see tähendab, et ma ei ole ema vahetanud kellegi?
mis sööklubides käid? mina olen siin külastanud Lootvina külaseltsi ja Reola kultuurimaja ja Kambja kultuurimaja ja kui palju te kaalute 2 peale kokku? Miks te siuksed asjad teada tahate? Kuidas su ema teatas su isale, et sa sünnid? kallis Ülo, kas sa oled valmis rokkima? Päev, mis muudab sinu elu. Inglid laulsid, tuli valgu. Raseduspulga ja Jeesus pani selle kätte sulle. tegelikult see võis ka nii olla, et mu süda läigib. Millal sa süütuse kaotasid? noh, ta päriselt, ei, me ei räägi sellest. no miks sa ei räägi sellest? Ma mõtlen, kui mina küsin sinu käest ja peaks siia sisse panema või? Kutsume terve pere siis kohe ja isa ja Grete ja kellel esineb kõige enam seederaskusi? Miks sul oma peret, tööd ega maja pole? kes siis meie oleme? Nagu ma mäletan, kui mina olin mingi 10-aastane, 12, 13, 14 aastane, ma vaatasin seda 22 või 20, tundusid täiega suured täiskasvanud ja nüüd, kui sa oled see 22, siis on nagu... mina ka ei olnud, ma olin 24 alles, kui ma nagu veel ei teadnud, mida ma... Kus ma seda maja hakkan võtma või ehitama, kui mul on pangakonto praegu 50 €? Mida sa ei, aga arvad? küsimus on selles, et kas ka peab tahama reisida näiteks. Kui ma võtaksin korteri, siis ma peaksin päriselt tööl käima. See oleks muidugi tore. Ja siis selle tõttu ma ei jõuaks lihtsalt videoid teha ega mitte midagi, mis mulle tegelikult päriselt... See ei ole vabandus. Või see, et ma peaksin hästi palju koostöid tegema, aga ma teen meelega väga vähe koostöid, siis ma tean, et paljudele ei meeldi reklaam, samuti on väga raske leida seda koostööd, mis mulle nagu päriselt meeldiks see toode ja asjad. Nii et see on nagu nii mitme asja. Sa kakled oma emaga palju või vähe? Iga õhtu. No iga laupäev. Mul on popsi ring. Ja kui sulle meeldis see video, siis jäta oma jäsemepikendus ehk pöial üles. Väga hästi öeldud jällegi, Riina, sinu suust tuleb ainult kulda. Kulda. Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jäsemepikendus... Oota, sa lõhud mu kuuske. Sa lõhud mu varastatud kuuske. Siis jäta jäsemepikendus ehk pöial üles ja näeme juba järgmata, vaid tšau! Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jätta jäsemepikendus pöial üles. Pöial üles. Kas see pole mitte natuke silmakirjalik, et sina vingud, Ma ei- sina heidad mulle ette, et mina kulutan elektrit nii palju, et sina istud siin omal mingi jõulutulek kaelas või? Kanna, kus sa siia said? Vaiku aja. Vaigu Erklik.